Kuulate veebiraadiot lihtsalt ja keerutamata. Mu tee viib üle Kaugemäe. 19–21 juuni 2026 Saaremaal Eiste Toomatalu territooriumil korraldab Kungla rahvas otsustusfestivali. 3 päeva ühiseid arutelusid. Kas valitseva kliki diktaadi huvides toimub teadustehnilise kaadri hävitamine nagu nõukaajal? Koroonapandeemia näitas ühiskonnal selgelt, et teadus, mida me kunagi usaldasime, pandi tööle poliitiliste huvide teenistusse ning kogu teadus muutus tugevalt politiseerituks. See on üks eredamaid näiteid teaduse politiseerimisest. Lähemal uurimisel teadlastega suheldes selgus, et sarnaseid tendentse võib märgata ka teistes teadusvaldkondades. Jõutakse selliste stopperiteni või ühiskonna kultuuriliste stopperiteni, mis ei võimalda teatavaid tehnoloogiaid kasutusele võtta, kuidas toimub näiteks erinevate koolkondade hävitamine ülikoolides ja nii edasi. Nii et see on minule jaoks kõik tuttav teema. Aga ütleme, et kui teha inimesele sissejuhatus, et võib-olla see on liiga kauge hüpe kohe, et rääkida akadeemilisest tasandist, aga võib-olla räägiks kõigepealt, et sellisest üldisest informatiivsest foonist ühiskonnas, et kuhu selle tagajärjed on ja mida siis tavakodanik või selline igapäevaselt enda elus nagu näeb selle koolkondade puudumise tagajärgedega ja tegelikult see videorivi, mis praegu hakkab teie ees jooksma, kajastabki seda pigem, mis on nende koolkondade puutumise tagajärjed. Ehk me tuvastame selle filmiklippide järgi seda, et mis on tagajärjed selles. Seda, millest sa praegu kirjutad või räägid, seda tendentsi ma ei mäleta. Aga see, millest sa räägid, see on nagu täna väga teravalt päevakorral ja ma arvan, et miks see on niimoodi tekkinud, see on see sama vastutamatuse küsimus ja sama küsimus, sama küsimus, et kui võim on rahva oma, siis kelle käes see võim on. Ehk siis meil on täna ikkagi puudub mehhanisme selleks, et riigivõimu kontrollida. Maailmas on see kiirete erakorraliste valimiste teel näiteks üks variante. Meil neid mehhanisme kahjuks ei ole. Ja siit ka see vastutamatus tuleb, aga asjal on, kui on mingi negatiivne nähtus, see kipub minema nagu laienema kõikidele ühiskonnaelu valdkondadele. Ja ma arvan, et see on üks nähtus. See ei ole mitte ainult see tsenseerimise küsimus, aga kui palju on ju täna neid avaldusi, et meil tuhnitakse nii pangaarvetel, tuhnitakse terviseandmetel, need on just viimaste kuude küsimus, et miks see just on kerkinud, see on küskinud just sellest, et on süsteemis vastutamatus ja ütleme ka, karistamatus võib-olla ei ole õige sõna, aga võim ei vastuta oma tegevuse eest. Ja see, et öeldakse, et järgmine kord valite uued inimesed, nii ei toimi ühiskond. Siin tulebki välja tegelikult, et rahvas ongi kõrgema võimu kandja, ehk siis orjanduslikult kõrgema võimu kandja, et tema kannabki seda võimu omal niimoodi küürakil. No jah, võib ka. Et meil on nendega väga lihtne suhelda, aga muidu peame suhtlema 20 või 30 või 40 Jaani ja Jüri ja Peetriga. Meil on lihtne ühega suhelda. Ja see on natukene võib-olla triviaalne, aga tollal ei olnud riiklikku rahastust parteidel. Lihtne oli ju suurkorporatsioonidega leppida kokku, mitte rääkida 30, 40, 50 väiketootjaga ühistulise tegelasega, et toetage meie parteid. Siin olidki põhjus ja muuseas, ega sellest ei taheta rääkida, aga... Siin ennem iseseisvumist Georg Soros käis Eestis. Millist tarkust ta meile siia tooma tuli?
oled sa sellega kursis? Eriti ei ole, aga ma arvan, et ma ei oska öelda ka, milline see mõju oli, aga ma arvan, et igasugused kogemused on kasulikud, kui me suudame ise aru saada selle kogemuse ja pakutava tähendusest. No siin on, ma ei oska öelda, on see nüüd vandenõu, aga paljud on toonud viite sellele, et see toona, et Georg Soros siin käis, oleme me otsapidi siin, kus me täna oleme. Ehk siis kogu riiklikud protsessid on ju tegelikult väga pikad protsessid, aastakümneid kestvad protsessid. Et kas on võimalik, et Georg Soros just selle suuna pani paika, et me täna oleksime selles punktis, kus me oleme ja oma Euroopa Liidu ja muude asjadega. Mis aastal ta käis siin? Ma ei oska, ma isegi ei tea seda. Kas minu meelest oli see 88 või 89? Ülemnõukogu liikmena olles ma tunnistan, et tollal vähemalt selles seltskonnas ja selles fraktsioonis, tollal oli see, meie fraktsioon oli domineeriv ülemnõukogu tegevus, me isegi seda nime ei mäleta, et oleks mainitud. No, ja. Kuna mina olin ka mitmete algsete konstitutiivsete aktide autor, siis ma ütlen, et mina juhindusin pigem meie esisade 18-20 aastal tehtust kui millestki muust. Kui jooksnud riik, eks ole, kui me jätkame selles tuuris, et jälle uus seadusandlus 360, yes, jälle saime, et kuidas sellest ringist nagu välja tulla, et oskad sa öelda, sest see on, minu arust see viib ju täieliku väljasuremiseni, üdini korrumpeerunud riigini, selles suhtes, et inimene saab riiki süsteemi panustada siis, kui ta saab aru, mismoodi see süsteem toimub ka seadusandlus tasandil, aga ta ei saa sellest aru ju. Isegi Riigikogu inimesed ei saa sellest enam aru, Oi, see pole ammu, see on vana probleem. Riigikogu liikmed Riigikogus on 20% tegijaid, ülejäänud on, ma ei ütle, kes. Uksed, aknad, seinakatted, kõik terve see värk. Me läksime siis Tervisekaitseametisse, et kuule, meil on tegelikult vaja, et vastav insener-tehniline kaader nagu tekitada. See saadeti kohe uksest välja, aga siis hakati seda sama olukorda näitama, nendel kogu aeg lendasid need Jaapanist ja igalt poolt mujalt ütleme, et nende teiste laborite analüüsid sisse, et teie näitena sisekeskkond ei vasta nõuetele, sellepärast, et kõik kõikusid, eks ole. No mis siis tehti? Siis hakategi selle teadvuse pealt, mis nendel oli, hakati kraanikausse lugema ja siis WC-potte ja sellest, millest aru saadakse, hakatakse tegelema selle asjaga, see on nagu pseudo, jah.